Siia lavale ilmus nüüd üks läpakas põhjusega, sest nüüd hakkab juhtuma midagi sellist, mida me veel mõned aastad tagasi sellisel konverentsil ei oleks saanud teha. Teie silmade all, siin ekraanil, ilma erilise inimliku sekkumiseta, hakkab valmima üks äpp. Kuidas see valmib, miks see siin valmib, kuidas see kõik on võimalik ja kas ka teie võiksite midagi sellist teha? Sellest tuleb räägib teile Kei Albri, kes on proovinud elus metsikult palju erinevaid ameteid ja loonud võimalusi ka teistele inimestele, et leida see enda miski. Ja nüüd vibe code'imisest, tehnoloogiast ja kõigest muust. Ole hea! Nii, tere teile! Siin on nii nagu tehnoloogiakonverentsil ikka mõni asi ei tööta. Näiteks praegu ei tule pilti siia, aga kohe varsti vast tuleb. Aga minu poolt tere teile, teid on nii palju. Ma ei ole mitte kunagi olnud nii paljude tüdrukutega ühes ruumis. Kas teie olete? Ilmselt ei ole, on ju? Ja natuke on kõhe ka ja natuke mul isegi käed võib-olla värisevad, aga siis ma hoian neid niimoodi, siis te ei näe, et mul käed värisevad ja natuke ma pabistan ka. Mina tahan teile täna rääkida sellest, mida te täna peate juba tegema või teadma selleks, et teha oma unistuste tööd. Ja kuna te töö peale ilmselt veel väga palju ei mõtle, siis vähemalt selle peale ilmselt te mõtlete, et kuidas te saaksite elada oma unistuste elu, mis on tööga väga oluliselt seotud. Ja ma ainult ei näita või ei räägi teile, vaid ma näitan teile ka täna ühte asja, mida ma teen ja me teeme teiega koos ühe üliägeda äpi, mis on väga konkreetselt seotud sellega, et kui te inseneriks õpite ja tarkvara hakkate tegema. Nii, no näed, sai tööle. Ja see laul, ilmselt, te olete vist natuke noored, te vist ei tea seda laulu, kui ma sisse tulin, aga minul tekitas see laul üliägeda tunde. Ja sellepärast, et üks asi, mis ma tahan teile öelda, mis teie elu võib muuta, on see, et tuleb teha asju, mis on hirmsad, mida sa mõtled, et äkki mul ei tule välja, aga siis sa teed seda anyway ja tegelikult see muudab su elu ja sa saad teha ülilahedaid asju. Ja see laul on seotud ühe õhtuga, mis oli tegelikult juba päris kaua aega tagasi, umbes 10 aastat tagasi, ühel hackathonil ja see pilt on sealt samalt hackathonilt tehtud pilt ja ma kohe räägin teile ka, kes siin pildi peal on. See õhtu oli selline, et mul oli võimalus minna üle hackathonile ja rääkida ühest ideest, mis mul on. Mul oli idee, et kuidas inimesed saaksid paindlikumalt käia tööl täpselt siis, kui ise tahavad. Keegi ei olnud sellist asja kunagi varem teinud. Ja ma läksin selle ideega sinna hackathonile, selle hackathoni nimi on Garage 48, seda isegi praegu korraldatakse, täiskasvanutele küll vist enamuse ajast. Ja päris hirmus oli sinna minna, sest see formaat oli selline, et sa pidid minema reede õhtul sinna suure saali ette, umbes selline saal nagu täna siin, 100 inimesi, aga seal olid poisid ka ja mehed ka ja natuke oli hirmsam võib-olla tänu sellele. Ja siis sulle anti mikrofon ja sa pidid 90 sekundi jooksul rääkima oma ideest niimoodi, et sa saaksid endale kampa inimesed, keda sul vaja on, et see idee teoks teha. Sest mina ei osanud tollel ajal programmeerida, aga ma teadsin, et mul on vaja kedagi, kes oskab, ehk siis kedagi, kes on õppinud tarkvara inseneriks. Soovitan seda õppida täna. Ja ma läksin ikkagi, kuigi ma väga kartsin. Ma kartsin, et mul lähevad kõik asjad sassi. No ja siis alati ma mõtlen selle peale, et hea harjutus on see, et sa mõtled selle peale, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda. Täna ka, ma tegelikult on päris hirmus siin teie ees ka olla, sest ma nii loodan, et teile meeldib see, mis ma räägin, et teil igav ei hakka, et te hakka nagu see oli pärast ütlema. Ja siis on selline hea harjutus, et mis on kõige jubedam asi, mis saab juhtuda. Mina alati mõtlen selle peale, et ma minestan ära või ma ei oska mitte midagi, et mul lähevad kõik sõnad meelest ära ja ma ei oska mitte midagi öelda. Aga tookord ma otsustasin, mind ei huvita, ma saan sellest hirmust üle ja mind ei huvita, mis teised arvavad, mis siis, kui läheb sassi, aga teine variant on see, et aga mis siis, kui ei lähe sassi, mis siis, kui mul läheb hästi, kui ma leiangi need inimesed ja ma teengi seda ägedat asja ja täpselt niimoodi läkski. Ja see pilt on sellest õhtust, see on pühapäeva õhtu. Reede õhtul ma leidsin inimesed, kellega koos neid asju teha. Pühapäeva õhtuks pidi meil olema mingisugune asi valmis ja me näitasime seda žüriile, kus oli muide tolleaegne Eesti president Toomas Hendrik Ilves ka.
Ja see on sellel õhtul tehtud pilt, seal lasti seda sama laulu, millega ma siia täna sisse tulin ja siin pildi peal on ainult naised, sest see oli mõeldud tegelikult naistele see üritus, kuigi seal mehed ka osalesid, aga soodustatud oli, et tulge naised teie ja tüdrukud. Ja seal pildi peal olen mina, seal pildi peal on Kerli ja Ettel, keda ma esimest korda elus nägin. Ettel oli see, kes oli õppinud programmeerimist ja aitas meil seda äppi programmeerida. Kerli aitas muude asjadega ja mõned inimesed olid meil veel pundis ja me esimest korda elus üksteist nägime, me hakkasime kõik tegema asja, mida me polnud mitte kunagi teinud. Me lihtsalt mõtlesime, et me järjest hakkame õppima, lahendame probleeme siis, kui need tekivad. Ja nii me tegimegi. Ja sellest sündis, ja ma panin Anna-Greta ka, sest ühte tüdrukut ma sealt veel tean. Anna-Greta täna juhib ühte väga ägedat ettevõtet. Väga paljudes riikides tegutsevad nad ja elab täiesti oma unistuste elu. Ja meie ka. Ja see, mis sellest pärast sai, oli see, et täna on GoWorkabit, oli siis ettevõte, mis me tookord alustasime seal sellel häkatonil. Täna on GoWorkabit päris tuntud ettevõte Eestis. Ma ei tea, kas teie olete kuulnud, aga selle kaudu saab käia tööl täpselt siis, kui sulle sobib, ka näiteks hiljem, kui sa oled juba täiskasvanu kooli kõrvalt ja õpingute kõrvalt. Ja seda kasutavad rohkem kui 200 000 inimest täna Eestis. Ja mõtle, kui ma ei oleks läinud sinna ja oleks mõelnud, ma ei lähe, ma ei julge, äkki ma ei saa hakkama, siis täna ei oleks ühte suurt ettevõtet, me ei oleks kõik saanud teha sellist üliägedat asja, nagu me tegime ja mina ei oleks saanud teha päris tükk aega oma unistuste tööd. Ma olen peale seda teinud veel erinevaid asju. Ma olen tõesti selline inimene, kes alati mõtleb, et ma teen täpselt seda, mis mulle praegu meeldib ja ma olen saanud tänu sellele tehagi terve elu oma unistuste tööd, aga see unistuste töö on olnud täiesti erinev. Peale seda GoWorkabiti, mul oli üks aasta, kui ma tegin mööblit. Ostsin vana mööblit kokku, värvisin selle hästi värviliseks ja müüsin maha. Väga hästi läks, kõigile meeldis see mööbel ja ma otsisin seda pilti sellest mööblist, see sinine kapp. See on umbes 3 aastat tagasi tehtud kapp, 3-4 aastat tagasi tehtud asi ja ma märkisin, et seal on see Good Vibes, ma ei olnud selle peale kunagi mõelnud, et mul oli see neon sign, kus on Good Vibes ja kas see on coincidence or not, et mul on täpselt selline pusa ja kui ma selle pusa endale tegin, ma üldse ei mõelnud, et mul oli kunagi selline asi seal kapi peal. Ühesõnaga, ma arvan, et meant to be oli see, et sellise pusa lõpuks tegin endale ja see Good Vibes täna tähendab seda, et ma olen vibe-koodija ja ma kohe räägin sellest ka teile. Lisaks ma tegin vahepeal postreid, nendega läks ka väga hästi, telliti igale poole, hästi suured, hästi ägedad loomad olid mul, igale poole seinte peale telliti neid. Ja siis ma otsustasin, et ma olen kunstnik ja ma aasta otsa maalisin ja tegin isegi mõned kunstinäitused. Ja täna ma olen otsustanud, et ma olen vibe-koodija. Vibe-koodija on üks täiesti uus asi, mis on väga lähedalt seotud inseneritööga ka tegelikult. Ja see on siis tarkvara tegemine, aga niimoodi, et sa kasutad AI-d selleks, vähemalt selleks alguseks. Peab teadma ka natuke rohkem kui ainult AI-d kasutada, aga AI-ga saab täna päris kaugele. See on üks äppidest, mis ma olen teinud. Mul on alati see põhimõte, et äpp peab olema hästi nunnu, nägema välja hästi hea, et see on üks näide sellest. Ja te teate küll oma äppe, mida teie kasutate. Et kõik need äppid, mida teie kasutate Snapchatist kuni, ma ei tea, Instagramini, ilmselt on teil veel mingeid äppe, mida mina isegi ei tea. Need kõik on ju tegelikult tarkvara, mida te kasutate. Keegi kuskil on selle tarkvara loonud. Ja see, mida sul on vaja ühe äpi tegemiseks, on loovus pluss tehnoloogia. Loovus selles osas, et sa pead teadma, mida sa tahad ehitada, sul peab olema mingi lahe mõte, millist äppi teha ja teiselt poolt see tehnoloogia osa, et sa pead oskama seda kuidagi teha. Selles mõttes on tehnoloogia erialad väga olulised täna ja ilmselt saavad järjest olulisemaks ka. Nii, aga nüüd ma teen sellist asja, et ma hakkan tegema nii, et ma hakkan teile näitama, kuidas ühte äppi täna ehitatakse. Ma kasutan selleks ühte vibe-koodimiseks mõeldud tööriista Lovable ja ma teen sellise äppi, mida teie saate kohe siin saalis kasutada ja me saame seda koos teha. Aga samal ajal, kui see natuke ehitab, see võtab natuke aega ka, siis mul on veel mõned slaidid ja mõned mõtted, mis ma tahaksin teiega jagada. Ehk siis ma hakkan nüüd nagu switchima natuke, aga ma arvan, et te saate väga hästi sellega hakkama, sest te olete harjunud. See on umbes sama, nagu, et kui sa oled TikTokis ja ema ütleb, et on vaja tuba ära koristada, siis sa pead tegema justkui 2 asja korraga. Ehk siis
Ma mõtlesin, et see äpp, ma panen selle juba tegema. See, kuidas vibe-koodimine käib, on nii, et sa põhimõtteliselt kirjeldad seda, mida sa tahad teha mõnele sellisele tööriistale, mis oskab seda teha ja lihtsalt oma emakeeles põhimõtteliselt võid seda täna teha eesti keeles ja ma panen selle juba käima ja seni räägin teile, et mis äppi me ehitame. Mul on selline mõte. Selline äpp on, mida te saate näiteks oma sünnipäeval või oma pidudel või klassiõhtutel ka kasutada. Selline äpp, kus te teete lihtsalt selle veebilehe oma telefonist lahti ja siis te saate teha pilte ja need pildid laaditakse automaatselt sinna nagu ühte sellisesse keskkonda üles, et kui sina seda veebilehe aadressit tead, siis nii, vaatame kohe. Vahel on tehnoloogiaga nii, et tuleb mõnda asja refreshida, siis hakkavad asjad tööle tavaliselt. Et siis sa saad nagu sellises ühes kohas neid pilte kõiki hoida ja ma mõtlesin, et teeks sellise äppi, mida me saamegi kohe põhimõtteliselt siin praegu proovida, et kui see saab valmis, ma jagan teiega korra ühte QR-koodi, mida te saate skännida, teete selle lehe lahti ja siis teete pilte ja me näeme suurel ekraanil, kuidas need pildid sinna äppi saavad. Ma ütlen kohe ära, et see äpp on ainult tänaseks päevaks loodud ja kohe kui lõuna saab läbi, siis ma kustutan selle äppi ära, sest äppide tegemisega on tegelikult päris palju reegleid. Näiteks see, et ma peaksin teilt kõigilt kirjaliku loa küsima, te olete veel alaealised, te ei tohiks tegelikult oma pilte kuskil üles laadida, keegi ei tohiks neid käitleda ja nii edasi. Aga teeme lihtsalt korra selle näiteks siin konverentsil, aga teadke, et pärast me kustutame selle äppi ja kõik need pildid ära, aga paari tunni jooksul saate seda kasutada. Seni, kuni ta siin natuke mõtleb, paar mõtet, mis ma veel tahaks teiega jagada ja ma näitan lihtsalt siit oma kanvast teile niimoodi. Et üks asi on see, et proovi alati kõik asjad ise järele. Täna ka erinevad töötoad, koolis on teil erinevad asjad, mis te teete. Ja ära tee otsuseid selle järgi, mis sõbrannale meeldib. Et sõbranna võib-olla on hoopis teistsugune inimene, talle meeldivad teised asjad. Sina proovi enda asju. Kui sulle meeldib mingisugune mehaanikasi või mingisugune kunstiasi, siis ära kuula teisi, sest sina ei tea kunagi enne, kui sa oled ise asjad järgi proovin, et kus sulle need asjad ka meeldivad. Teine mõte on see, et sa muutud ja sinu hobid ja huvid ja kõik muutub sinu elu jooksul. Sa ei pea täna ära otsustama, kes sa oled. Sa ei pea otsustama, et täna mulle meeldivad kunstiasjad, et siis ma vist olen kunstnik või et täna mulle meeldib tehnoloogia ja ju ma siis olen selline tehnoloogia inimene. See, et sa täna matemaatikatunnis ei saa häid hindeid, ei tähenda seda, et sa ei oleks matemaatikas hea. See võib tähendada hoopis muid asju. Näiteks seda, et sulle ei sobi niimoodi matemaatikat õppida või teil ei ole õpetajaga kõige paremad suhted, on ju, teate küll. Ehk siis, et ärge tehke järeldusi selle järgi, kui teil täna näiteks matemaatikas ei ole head hinded, ei tähenda see, et te matemaatikat ei oska. Te hakkate seda siis oskama, kui on õige aeg, tuleb õige õpetaja, teil tuleb õige huvi selle vastu ja te saate alati need asjad uuesti ära õppida ka. Ehk siis, ja elu jooksul on nii, et kui sa näiteks, ma ei tea, ma õppisin psühholoogiat koolis, töötasin 1 aasta psühholoogina ja pärast seda tegi väga palju erinevaid asju. Et sa ei pea olema üks ja sama inimene terve oma elu. Teie puhul eriti ma arvan, et see muutub päris palju. Et ühel hetkel sa oled üks inimene, teisel hetkel oled teine inimene ja see on okei. Et ära muretse, kui mingi asi hakkab äkki igav tunduma, siis mõni teine asi võib hakata samal ajal päris põnev tunduma. Vaatame, kuidas meil äpi tegemisega läheb, kas äpil on vaja midagi meilt ka, et me midagi talle ütleme. Vahel on selle tehnoloogiaga nii ka, et kõik asjad kohe esimese korraga ei tööta. Näed, nüüd ei töötagi refreshiga praegu midagi. Vaatame. Kui äpp ei tööta ja sa oled selle ära teinud, siis üks järgmine väga lahe asi on see, et sa saad alati sellele tööriistale öelda, et kuule, ma ei näe seda äppi. Kõik töötab, on ju. Natuke võib teha isegi kirjavigu, sest AI saab tegelikult aru, mis ma mõtlesin. Nii, no vaatame, äkki ta teeb selle korda. Mul on plaan B ka, kui see täna meil ei õnnestu ja vahel ei õnnestu tehnoloogiaga kõik asjad kohe esimesel korral, siis ma tegelikult tegin eile ühe sellise äppi juba valmis igaks juhuks, et kui täna mingi asi täiesti nässu läheb, et siis see on okei. No vaatame, kas nüüd hakkab äkki tööle, aga seni ma räägin sulle veel paarist asjast. Ehk siis sina muutud, sinu huvid muutuvad, sa võid olla erinev inimene erineval elu etapil, see on täiesti okei.
Ülioluline asi on see, et sa oleksid uudishimulik ja õpiksid. Ma tean, et kõik ütlevad, et oi, peab õppima, õppimine on hästi oluline, aga see on nagu päriselt ka oluline. Kõik teie ained, mis teil koolis on olulised, edasi õppimine on oluline. Mina ütleks, et võib-olla on isegi vähem oluline, kus koolis sa õpid. Peamine on see, et sa õpid seda, mis sind hetkel huvitab ja et sa võtad seda nagu uudishimuga, mitte ei sunni lihtsalt ennast. Ja see uudishimu sul tekib siis, kui see asi sind huvitab. Ehk siis, et sa peaksid kogu aeg mõtlema selle peale, et mis sind täna huvitab ja siis õpid selle kohta rohkem. Ja see, et õppimine saab läbi kunagi siis, kui minu ema lõpetas kooli, siis oli niimoodi, et kui sa lõpetasid kooli, siis sa said mingi eriala, siis sa töötasid terve oma elu sellel samal erialal ja lõpuks läksid pensionile. Teiega nii ei juhtu ja minu meelest õnneks teil on nii, et te ilmselt õpite oma elu jooksul erinevaid asju kogu aeg. Te peategi kogu aeg uusi asju õppima, aga see on tegelikult äge ja äge on eriti siis, kui sa saad valida, kus ja kuidas sa seda õpid. Et selline õppekava järgi õppimine on ka tore, aga võib-olla on mõned ained, mis ei meeldi, aga edaspidi sa saad järjest rohkem ise seda otsustada, et mulle praegu huvitab see asi, mulle meeldib see asi, ma õpin sellist asja. Uudishimu on kõige olulisem oskus, mis üldse praegu tööturul on. Seda ma kõigile räägin. Nii, vaatame, mis sellest äpist sai. No vot. No nii, tuli lõpuks ometi. Vaatame, kas QR-koodi ta ka näitab. Vast näitab. Nii, nüüd on niimoodi, et kui see äpp on valmis ja see on praegu hästi lihtne äpp on ju. Ja kui see äpp on valmis, siis tegelikult peaks, paneme äpile nime, paneme Spark ja paneme 7, sest ma arvan, et Spark nimi on äkki võetud, aga paneme 7, sest täna on 7 aprill on ju. Proovime, kas seda nime saab, seda on hea teil pärast sisestada sai. Nüüd ma avaldan selle äpi ja siin on jälle niimoodi, et tarkvara arenduses tegelikult on väga palju asju, mis tuleb enne teha, aga me täna natuke häkime seda asja. Sellepärast, et ma tahaks, et te saaksite seda kohe proovida ka. Ja kui see äpp on avaldatud, nüüd ta natuke aega mõtleb, siis ma kohe jagan teiega siin seda QR-koodi ja me saame kohe korra telefoni võtta välja ja proovida selle järgi. Ja mul olekski väga hea meel, kui te teeksite siin minust ka mõne pildi. Aga vaatame, natuke see võtab aega see publishing. Nii, telefonid on käes on ju. Muidu öeldaks kogu aeg, et pange need telefonid ära ole telefonis, kui täiskasvanud inimene räägib. Aga täna on teistmoodi. Täna võib olla telefon. Muide, sorry, ma näen, et te juba teete must pilte, väga armas, aga see äpp on muidu niimoodi, et te peate äpi sees selle pildi tegema, sinna üles laadida ei saa, sellepärast et siis on natukene lihtsam. Nii, äppis live. Nüüd on 2 varianti. Kas sa lähed sinna spark7.lovable.app lehele ise või ma näitan sulle siit QR-koodi ja vaatame, kas see töötab. Ma proovin ise ka. Saan teist ka ühe pildi teha. Mina võin muidugi siin ka teha selle pildi on ju sellest. Et kui sa teed oma kaamera lahti, siis võtad selle lehe lahti, siis sa peaksid... ei tööta, oota korra. Kas teil töötas, ei töötanud? Ta tahab logimist on ju. Ei, logimist ei tohi olla, ära logimist tee praegu. Ma vaatan, kas ta uuendab äkki selle QR-koodi. Või ei uuenda. Sest see QR-kood peaks olema niimoodi, et sa ei pea logima sinna sisse. Nii, lasen tal nii kaua seda ära parandada siin. Selle lasen praegu ära, aga nii kaua, kui te vähegi viitsite, siis kui te lähete sellele lehele, mis seal oli, spark7.lovable.app. Te näete seda seal suurel ekraanil on ju. Niimoodi, et silmadega näete, mina näen siit hästi väikeselt. Näete? Et kui te lähete sinna lehele, vaatame, kas see töötab. Spark. Õigake mulle, kui keegi sai niimoodi, et ta näeb seda lehte. Näete vä? Oh jee. Nii, ma lähen ise ka kohe, siis ma saan teist teha ka ühe pildi. Trükkimine lava peal on keeruline. Teie võite juba hakata pilte tegema. Siis kohe, kui ma refreshin, siis peaks need pildid siia tulema, kui te sealt selle äpi sees teete pildi. Saab või? No vot, AI tegi sellise äpi, et ma isegi ei küsinud, et ta peaks lisama, aga juba lisab. Nii, ma proovin ise ikka ka nüüd ruttu siia äppi jõuda, et teist ka üks äge pilt teha.
Nii. Oota, ma panen selle eraldi lehele lahti. Siis on nagu ägedam. Ja teen kohe. Ma vaatan, kas ma niipidi telefoniga saan, et ma hoian käes. Niipidi saan vist ikka. Nii. Vaatan, kudapidi ta paneb. Ma vist ikkagi peaks panema ta nagu niimoodi, et niipidi teen teist pilti. Te jääte muidugi hästi väiksed, te saate pärast zoomida. No ühesõnaga, niimoodi see vibe koodimine käib. Et saad lihtsalt pilte teha. Tehke oma sõpradest, endast ka pilte. Jätan selle siia teil. Kusjuures ma just mõtlesin, et kas ma palun kellelgi teha hästi lahedatest sketšidest ka ühe pildi ja keegi on juba ise selle peale tulnud. Üliäge. Tead, ma vaatame, kas see QR-kood nüüd töötab. Vaatame, mis ta siin tegi. Nii, nüüd on viidatud õigesse kohta. Vaatame siit korra. Vaata, kui te nüüd seda QR-koodi skännite, kas on parem. No vahel mõned asjad äpis töötavad, mõned ei tööta. Aga see on tore, et te saate siia üles laadida ka pilte, mis te varem tegite. Nii, kas kõik said skännitud? Ma panen korra veel selle lehe, kus need pildid on, siis ma scrollin allapoole, näitan teiste pilte ka, kes siin tegid pilte. Nii, kuulge, ülilahe. No vot, te oskate ikka ägedaid pilte teha. Sorry, fotograaf, kes te olete siia palgatud täna, aga ikkagi osalejate tehtud pildid on üliägedad. Väga lahe. Ühesõnaga, te saate oma telefonis vaadata neid pilte, siis teeme nii, et lõuna lõpupaiku, kui see lõuna saab läbi ja teil hakkavad töötoad, et siis ma kustutan selle äppi ära. Nii, aga teate, paar asja veel. See, et teil on siin elevus, on väga tore ja võite teha samal ajal pilte, aga 3 mõtet veel, mis ma tahtsin teiega jagada. Osake midagi paremini, kui teised oskavad. See on nagu selline asi, et ei taha ju öelda, et ma olen teistest parem, aga kui sul on mingi oskus, mida sa oskad teistest paremini, siis sul on nagu kõik teed valla tööturul ja elus ka. Näiteks mina praegu oskan vibe koodida ja oskan seda teistele õpetada ka. Alustasin, ma arvan, et Eestis kõige varem sellega eelmise aasta alguses. Ja lisaks sellele, et ma teile saan sellest rääkida, ma käin päris paljudele õpetan seda ja olen väga nõutud spetsialist praegu selles valdkonnas, kuigi see on täiesti uus valdkond ja ma alles alustasin seda. Et alati mõelge selle peale, et oleks mingisugune oskus sul, mis sind teistest eristab ja mille poolest sa oled eriline, mille poolest sind võib-olla kutsutakse kampa, et kuule, ma tean, et tema neid asju oskab hästi. Ja viimane selline üldine mõte on see, et probleemide lahendamine on nagu mäng, et võtke seda niimoodi, koolis ka, ma tean, et teie vanuses, ma mäletan küll, mul oli ka ikkagi, igasugu probleeme oli, need probleemid isegi olid kooliga seotud, kõik suhted ja sõbrad ja boyfriendid ja kõik see on selline keeruline maailm ja keeruline iga, aga kui te vähegi suudate selle peale mõelda niimoodi, et te võtate seda nagu mängu, nagu arvutimängu, et kuidas ma selle ära lahendan ja kuidas ma järgmisele levelile saan, et siis muutub nende probleemide lahendamine lihtsalt palju vahvamaks ja ägedamaks. Ja viimane kokkuvõttev mõte tegelikult ja siis ma ei tea, ma vastan hea meelega teie küsimustele ja moderaatori küsimustele ka, aga et kokkuvõtvalt 3 asja, mis on kõige olulisemad elus, nii tööelus kui päriselus ja tööelu, päriselu loodetavasti saab teil olema omavahel hästi seotud ja mõlemad on need, mis teile väga meeldivad. Esimene asi on see, et ole sina ise, ära proovi ollagi kellegi teise moodi, sina ise täpselt sellisena, nagu sa oled vajalik ja väärtuslik ja seda on tõestatud mitu korda. Alati lihtsalt leiad need õiged sõbrad, õige seltskonna, kus sa saad olla sina ise ja siis sul on alati hea olla. Tööalaselt ka, vali see eriala, mis sulle meeldib, mitte see, mida teised ütlevad või vanemad ütlevad, mida sa peaksid õppima. Kui vähegi võimalik on, vali ise. Ära karda eksida. Täna ka ma siia tulles päris õudne oli ja mõned asjad siin läksidki natuke nässu, on ju. Aga mul on nii hea meel, et ma tulin ja ma loodan, et teil oli sellest kasu. Ja et kui sa alati mõtled seda, et ma eelan nagu selle hirmu natuke alla ja hoian käsi niimoodi, kui nad värisevad, et teised ei näeks, et värisevad, siis väga tihti ikkagi läheb päris hästi ja tulevad asjad välja ja te saate teha üliägedaid asju.
Ja kolmas mõte, mis on siin, ma vaatasin, et kellegi kutsekooli poistel oli pusa peale kirjutatud ka, oli see, et kõik on praktiliselt võimalik, see oli vist ühe kutsekooli mingi slogan on ju, aga kõik ongi võimalik, kõik on teie enda teha, oled uudishimulik, õpid asju, mis sind huvitavad, natuke õpid neid ka, mis ei huvita, muide neid tuleb ka õppida, midagi ei ole teha. Mida laiem sinu oskuste selline ampluaa on, et sa oskad ikkagi natuke ka matemaatikat ja natuke oskad seda kunstiõpetust ja kehalises saad ka päris okeilt hakkama. Et see komplekt kokku on tegelikult see, mis teid selliseks võitmatuks teeb ja te saaksite teha vahvaid asju. Ja siis ongi kõik võimalik. Kõik võimalik on see, kui sa oled sina ise, sa leiad endale sõbrad või kolleegid või mingi pundi, kellega sa saad teha toredaid asju ja mõtled, et kõik on võimalik ja ei karda teha vigu, neid tuleb nagunii ette, vahel lähevadki mingid asjad nässu ja mis siis, kui mõni inimene võib-olla naerab natuke su üle. Kunagi öelda, et kes naerab, see on ise loll või mingi selline oli, kui meie lapsed olime. Et ühesõnaga, mõelge selle peale, et teil on nii toredad ajad ees, te saate nii ägedaid asju teha, võtke täna nendest töötubadest viimast, sest need on täpselt selle valdkonna töötoad täna, mis on üliolulised täna tööturul ja siis ka, kui juba teie lähete edasi õppima, et selline tehnoloogia pluss see loovuse pool, kaks erinevat poolt, see pehme pool pluss selline nagu kõvem pool öeldakse tehnoloogia kohta millegi pärast, kuigi ma ei ütleks, et see nii kõva nüüd tänapäeval on, et nägite ise, tegin siin praegu 5 minutiga äpi valmis. Et see kombinatsioon on see, mis teid edukaks teeb. Nii, aga ma lõpetan sellega, et näitan teile veel kord neid pilte. Ta võiks refreshida niimoodi, et uuemad tuleks ettepoole, on ju? Jaa, no vot, see on üks asi, mida peaks... No näe! Sellepärast ma selle äppi peangi ära kustutama, et te olete oma arvutite, oma telefonides siia pannud võib-olla pilte. Internet ei pea vist vastu praegu, mul on tulla, et te panete nii palju neid pilte. Et te olete pannud võib-olla pilte, milleks teil ei ole luba neid siia üles panna. Mul on täpselt samasugune kass muide kodus. Ta nimi on Tiiger. Ja teie... Nii tore, on ju? Ühesõnaga, see on selline äpp, mida sa võid teha oma sünnipäeva jaoks ka. Tahtsin küsida, et kes see... Küll on veel selline armas koss. No näed. Tehke ikka konverentsist ka pilte. Kas kellelgi on Sammi pilt oma telefonis või on Sam juba siin? Sam on vist juba siin, on ju? No nii, ma igaks juhuks rohkem siin suurel ekraanil ei scrolli teie pilte võib-olla. Üles ja tagasi või? Te olete ikkagi, no jah, ma jätan siia enda selle pildi praegu keskele. Kuulge, aitäh teile, ma loodan, et teil oli natuke kasulik ja mul oli väga hea meel siin teiega täna olla. Aitäh! Nii, no väga tuus, ma arvan, et väga suur osa minu ideedest, mis selle 38 elatud aasta jooksul on tekkinud, on jäänud selle taha, et ei ole olnud vibe-codimist. Nii et ma arvan, väga palju asju saab nüüd ära teha, aga mulle tundub, et sa oled selline generalist veitsa. Et sa küll rääkisid sellest, et õppige tegema midagi väga hästi ja ma arvan, et see on üliõige point. Minul see vastu on olnud kogu aeg see, et ma ei oska mitte midagi. Et kes on insener, kes on õpetaja, kes on nagu ma ei oska mitte midagi, et mis see siis minu see oskus on. Aga teate, teinekord need oskused on ka selles, et sa oskad juhtida süsteeme, luua ideid ja millestki aru saada. Nii et alati ei pea olema milleski spetsialist, võib ka olla see, kes aitab asjadel juhtuda. Aga sulle siit küsimus selle sama teema foonil. Kas sina teadsid juba varakult, kuhu suunda minna ja mis on need esimesed karjäärivalikud või mida mõtles 14-aastane Kei? 14-aastane Kei mõtles, et kolmapäeval on koolis pidu ja kas ema lubab tal minna sinna. Jah, ma räägin. Ei, ma ei mõelnud üldse selle peale ja tegelikult on kõik need asjad on nagu järjest tulnud, et ma saan nagu aru, et see on see järgmine asi, mis ma tahan teha. Nüüd on see järgmine asi, mis ma tahan teha ja see on ka okei, et see, et täna ei tea, mis teist saab ja hästi palju räägitakse sellest, et oi, sa pead hästi ruttu valikuid tegema, siis ärge muretsege, kui te ei tea, mis teist saab. Teadke lihtsalt seda, mis te järgmiseks tahaksite teha, mis te järgmiseks tahaksite õppida
õppida ja minge nagu seda teed pidi. Aga see oskuse asi muide, see ei pea olema jah selline oskus, mis sa lähed ja mingi eriala, mis sa koolis õpid. See võib ka olla oskus tuua kokku õiged inimesed õigel ajal, et sina oled see, kelle juurde tullakse neid asju tegema või sina oled see, kes oskab oma ideid väga hästi väljendada ja see tõmbab teised kaasa ja sa saad teistega koos midagi lahedat teha. Et see ei pea olema üldse selline oskus, mida sa koolis erialana õpid, küll aga sa kõiki selliseid oskuseid tegelikult õpid ka koolis, sest koolis erinevate harjutuste kaudu te peate esitlema mingeid asju ja tegema grupitöid, et see on tegelikult kõik väga oluline selleks, et sellised oskused tekiksid. Aitäh sulle, ma arvan, see oli üks ajalooline hetk praegu siin tüdrukute tehnoloogia hariduses. Ma ei tahagi nagu lavalt ära minna. Teeme suure aplausi ja pärast saate